Kui sa täna minna, otsustasid läbi linna, ära hinga, peida nina ära nagu ninja. Õhus levib pruun pilv nagu ükskord, kui me pissisime jobu sõbra saunas kerise kividele. Vabadussambal on klaasid udused ja seesugune juhtum ei tähenda muud kui, et tooge majakallastele suhkruvett. Alanud on Eestimaa suurim kogu perepidu ehk Peeru festival, mille traditsioonid ulatuvad juba ürgaega. No kes meist ei mäletaks lapsepõlves seika, kus ema käskis kausi tühjaks süüa, sest muidu taeva, see tähendab festivalile ei saa. Ja siis sa sõid neid ube, sest sa tõesti ei tunne kedagi, kes tunneks, kes ei tuleks suve kuumemale peole lauluväljakule nagu 88. Sinna peale kõik oma koolivaheajad plaanivad. Korra aastas kogunevad oma ala parimad, selgitama välja tublimatest tublimad, kelle kaminale läheb kuldse kannikaga karikas, kellest saab auväärt Eesti Peeru kuningas, kelle Peer on ilmekon, kes suudab pikemalt jutti, vigurpeer vilega vileta soolos grupis, nii et tule lase õhkaga välja, tõmbame selle kultuuri pealinna ratta käima. Tohoh, kultuuriminister on juba tükk aega niisama laval seisnud, no tõske talle ometi tagumiku ette mikker hiilgavaks avapeeruks. Loomalik, nagu ütleb peo sloogangi, armastus on õhus. Ja selle sündmuse võlu on, et iga lõngus, kel on õõnus ja rõhub kõhus, õhtu lõpuks lõbust põdurana hõljub mõnust festivaliala pubidees. Ära kaota enese usku, lase puuksu, nii et püksi tükki ei pudiseks. Ja kui lakkab Peer, tee hapukapsad ja ongi jälle selja taga paktad. See on nii nakkav, et Peeru laskma hakkab ka suurim puritaan, kiiremini kui hääldad, es pumisaan. Ma võin tsiteerida, kuidas Rein Veidemann festivali fenomeni lahkas. See, kus üks teise juuresolekul peeretab, see ühendab rahvast. Fantast emotsioon, kui peo lõpus laulukaare all Peeru lahti lööb, üle 100 000 pealine koor tuulevaiksel ööl.